Kas sina teadsid, mis on Tallinna talvefestival? Kohe saame koos teada. Vastuse saamiseks otsustasin seda küsida festivali eestvedaja Pille Lille enda käest. Mis on talvefestival ja millest seal osa saab? Talvefestival sündis tegelikult soovist anda ühiskonnale teada, et muusikud hoolivad või üldse kunstnikud hoolivad mitte ainult oma muusikast, sest väga tihti meid pannakse ühte kasti või lahtrisse, kus arvatakse, et nad on ainult omas niisuguses nišis ja tegelevad ainult sellega, aga me näeme tegelikult peaaegu kõike, mis ikkagi toimub igal pool ja me saame sellest aru, sest meie tundemaailm kunstnikena on ikkagi viidud sellisele sagedusele või sellisele vastuvõtmisvalmidusele, et sa paratamatult lähed igasuguste ühiskonnas väga tähtsate asjadega kohe põlema seespoolt. Ja ma tahtsingi selleks luua sellise festivali, kus me siis tuleme kokku ja teeme ka ühe heateo kummarduse ja seekordne heateo kummardus siis juba 12 aastat järjest on sellise nimetuse all nagu Tõsta pilk ja ava süda. Ma arvan, et see annetus on toonud inimestele hulgaliselt rõõmu, sest seal keskkonnas on saanud tuge puuetega lapsed, on saanud pilliõppeks lapsed ja ka seekord me korjame siis või kogume vahendeid huvikoolidele, erahuvikoolidele pillide soetamiseks, nii et on ka linnarahvale pakkuda üks vaba sissepääsuga kontsert 19. veebruaril Rootsi Mihkli kirikus ja esimest korda on ka lauljatele meistrikursus, mida tuleb ühendama väljapaistev Korea päritolu tenor, kes täna laulab Saksamaa lavadel, nii et kõik on oodatud ja osa võtma nii festivalist kui kampaaniast kui meistrikursusest. Ja alustame Rootsi Mihklis, kus on siis meie väljapaistvad muusikud, on sopranid, ma ise astun ülesse, on trompetist, on akordionimängija, on orel muidugi ja sealt edasi läheme 3 kontserdiks Raekotta ja Raekojas siis esineb meie väljapaistev flöödi talent Oksana Sinkova koos Ralf Taaliga. Järgmisel päeval on lauljate kontsert, kus on Olga Zaitseva meie Rahvusooper Estoniast ja siis ka kuulus tenor Saksamaalt ja viimasel päeval Irina Zaharenkova, kes on meie klaverimaailma niisugune pärl ja kõige viimane kontsert on Kaarli kirikus ja sinna peab kõik tulema sellepärast, et seal esineb Tallinna Muusikakeskkooli sümfooniaorkester Jaan Otsa dirigeerimisel ja teevad kaasa Rahvusooperi poistekoor, Estonia seltsis segakoor, Oliver Kuusik on veel solistina seal kaasas meie väljapaistev tenor ja pühendame selle muidugi meie vabariigi aastapäevale, mis ongi kohe järgmisel päeval. Palju edu ja suur aitäh! Suur aitäh teile! Ilmselt olete kuulnud, et hea muusikaga joonistuvad ilusamad jääkristallid. Olgu sellega, kuidas on, aga hea muusika loob alati hea tuju. Hea vaataja, võid jätta kommentaaridesse, milline on sinu lemmikmuusika.